No nii, nüüd on liiva pritsimine tehtud. Et nii ilusti puhtaks need detailid sai. Ja pussikere on ka siukene, nagu ta on. Päris palju tuli ära lõigata. No siin on ikka päris paberse. Selle lõikan ka veel ära ja siis saab selle töö ära teha. Vahepealt võtsin hoopis esisilla ka alt ära. Tegin siia niisuguse väikse tugevduse. Mootor ripub selle peal. Et garaažis nagu enam-vähem võimalik isegi seda tööd teha, et ma tegin siia bussil nagu kile ümber, kile ruumi nagu, ja siis selle sees sai nagu pritsida. Ette panin ventilaatori, siit ka kõik on. Ette panin ventilaatori. Selle ukse lahti. Ukse ette panin ka kile. Kõik niimoodi oli. Ja siis siit lõi selle tolmu kõik välja. Tänu sellele see garaaž nagu enam-vähem puhas isegi on. Auto muidugi ei ole, aga noh. See ei oma tähtsustki. Nii, nüüd on vaja põhimõtteliselt kõik ära pesta. Sest liivapritsiga tekivad need soola, nagu, kui öelda nüüd, soolajäägid või need on nagu liiva sees, kivi sees. Ja siis ta hakkab uuesti roostetama. Et ma pesen selle puhtaks ja siis läheb rooste mundru peale. Ja siis epokrunt. Ja siis hakkab kerekeevitamine pihta. Aga see kõik on juba järgmine episood, et selle episoodi lõpetan ma siit ära. Muidugi hea viktoriini küsimusega. Kui palju liiva mul siin all on? Kokkuvõtteks siis, et kui palju, mitu kotti liiva mul selle töö peale läks. Ja arvestada veel seda, et ma lasin iga liivakoti 2 korda läbi. Teine kord oli muidugi tolmusen töö, et väga-väga vähe oli näha. Aga jah, kotid on 25 kilosed, nii et võite pakkuda, mitu kotti läks. Et jah, see läks korraks siis kõik.